Vot on veebruaris mõnus ilm. Hea selline karge, mõni kraad miinust. Päike paistab, väike lumekirme. Ja kui nüüd seda päikest niimoodi hästi sügavalt vaadata, võib juhtuda, et sa jõuad kuskile, kus on soe. Mis rikkud seadust? Ühesõnaga siis oleme Indias ja kell on hommikul mingi 6, jah? Ja lend, kuidas läks lend? Lendas esimest korda elus 3+3+3 lennukiga ehk siis suure lennukiga ja see vastas ootustele. Oli mõnus. Väga tore. Kas laps kasvatas jalgu suuremaks? Pastlad ei läinud jalga jälle, jah? Nii on. Kas süüa anti hästi? Jaa, üldstoit. Mingi pagana masala jama läks juba lennukis käima. Ei sobi, aga peame ellu jääma. Ja me küsisime kõik pirukad ja koogikesed, mis pakuti omale kotti kaasa sealt, sest et me peame kuidagi ellu jääma. Möllu saab, üritame netti saada. Ainuke puhvet on siin, mis me lõpuks leidsime. Ja ega siin valida midagi ei ole. 650 ruupiat on siis 1,5 gigabaitti ja 28 päeva, ehk siis see on meil puhtalt ikka takso kutsumise nitt. Aga kuna see wifi siin ei tööta, wifi kiosk kõik katki, siis me peame siit võtma. Ja jama on selles, et see hakkab nagu siis tööle alles tunni aja pärast. Vaatame, et passi ära ja võeti pilti tehti ja mida iga. 1,5 giga ainult. Taksosõit on ajavõit riigis, kus kuradi telefonid rabatakse käest ära ja joostakse metsa. Tellid takso, kohvrid visatakse sinna katuse raami peale ja täpselt nii ongi. Ämake, kuidas meil läheb? Tahad ausad vastus, No. väga sitasti. Sitasti läheb Ma või? väga kardan, sa näed mu näost ka seda. Ämm läheks esimese bussiga koju, kui saaks praegu. Võib-olla ma olen väsinud. Kindlasti seda ka. Loogikat ei ole. Aga ma iial ei uskunud, et see linn on selline. Väga pull värk. Ja kell on alles hommikul. Hommikul hakkab 9 saama. Ja juba on siuke kaos ja möll igal pool. Väga huvitav värk. Mida bussi? Vaatad sealt raudresti vahelt välja ja ai kui lahe. Partak käib, ma räägin. Aga kus need pildid olid basseinid? Ja kõik valisime majutusasutuse selle järgi, et oleks mingi passuki, et lapsega midagi teha oleks. Ja siis küsin, kus bassein on? Oota, ma ei tea, aga ma pean küsima siin tead. Siis helistab oma kuradi päelikule. See ütleb, oi, mul ilusti kõik kirjas, et ainult nendele on bassein, kes vähemalt 6 aega ette broneerivad. Kuskil mingit juttu ei ole, kuradi shit, skämmerid. Elame edasi, neelame alla, paneme pärast ilusad tärnid ja nii on, aga no muidu elamine paistab viisaks. Loodan, et siin satikuid ei ole. Airbnb, superhost. Peab muutma ära, super skämm. Rõdu on ka 2 senti. Ma ei tea. Seal on pealkirjas ka, ma ei tea. Nii, vaatame edasi. See on meie suur tuba. Siin on meie kööginurk. Tehakse nüüd satikad ka kuskilt vastu tulevad. Poes on raisad urisesid, kui mahlapakki tahtsid võtta. Russakad tulid.
jubedad tegelased. ja siin on, et ei tohi külalised kasutada. Mis siin on? Mikrovalnovka. Teate, et Vene suur kuulus, mis ta siis oli, teadlane, ristas arbuusi ja prussakad. Ja tulemuseks on see, et kui lõikad arbuusi lahti, plaksutad ja kohe seemned jooksevad laiali. Ja. Ei, kuskile ligi ei saa, muidu näed äkki seda prussikut. Vanal on siin siuke varustus. Staffi nii, et on. Igas kapis on niuke kamarajura. Hakkab ühe skämmiga pihta see. Ai, varvasi ikka vahe. Juhtud midagi, juhtud. Kuule, külmkapp ei mädane. Eelmises kohas Brasiilias oli niuke hallituskapis. Mina tead, tundub puhas. Kuskilt kapi avades keegi ei urise. Näed, massala vaatab vastu. Massala. Siin on meil üks WC. Püsi jookseb. Issand, mingid lätunärrakud on ka siia jäetud. Duširuum on ka nii, et... Kui äkki seal samad tondi omad, ikka ukse taga on. Ja boiler on nagu udumuna, 5 liitrit. Siin on master bedroom. See on nagu bordelli tuba. Issand, kuidas sa ütled? Pole häda midagi. Issand, teil on õues. Mis siin on? Midagi võetud. Nii, safety first, ohutus enne kõike. Lähme õue. Naksti, ei tule meile keegi külla, kui me ei soovi. Nii, kui on oht, et võib tagant panna mürisema, tuleb kuum töödeldud sööki süüa ja leidsime siis oma majutusest üle tee olevast kaubanduskeskusest Pizza Huti. Mäletan Afgaani aegadest, et käras süüa küll, natuke kirves oli, aga siin ei ole kirves. Ja teil on siis mac and cheese ehk makaronid juustuga ja paprikaga ja lisaks ka siis joogid ja smootid. Ja kokku kõik siis kamba peale 19 eurot läheb minna. Emotsioonid. Kuidas pitsa on? Maitset on. Enam-vähem jah. Maitset eriti pole jah. Kuidas pasta oli? Õudne. Õudne või? Päästis, muka päästis. Ma hatukesena sõin ära. Mul on rahast Mu esimene emotsioon oli nagu lakuks laudas lehma. Mingi vastik kõrval maitse. Ma ei tea, kas see majonees või see pole juus siin peal isegi. Ja see on 2 sõrme maas. Ma ei saa seda näidata. 2 sõrme. Päris jube. Päris jube. Mis teete? Kuidas sul läheb? Hästi. Vaatame, kas tuleb ägedalt kõige odavam juuksuriskäik kunagi. Ehk siis hinnakirja järgi peaks olema meeste juukse lõikus 2 eurot. Vaatame, kas nii hästi sama hakkab ka. Jah. Nii, tema ja temakese ilubaar, His and Her Beauty Bar. Ühesõnaga siis pügati päris kähku, mingi, ma ei tea, 20 minti umbes ja tehtud, isegi vähem vist. Ja maksma läks siis tubli 2 eurot.
nii et kõige nobedam ja soodsam pügamine, mis tee peal ette sattunud on. Aga alguses öeldi küll, et saab kindlasti kaardiga, aga siis kui pärast kaart näpus läksin talle otsa vaatama, siis ütles, et kahjuks ei saa. Nii et tuli raha välja võtma minna ja selleks, et 2 eurot välja võtta, küsis automaat 2 eurot teenustasu. Ei ole hullu, 4 eurot on ka väga hea. Liigume. Toidupood. Nii, vaata siia. No vaata siia ka. Ja kui kaunis. Sellega peab harjuma nendes riikides. Vaata seal all. Kõik on täis. Kõik on nii, et midagi riiulist võtad, siis alt panevad. Rets, rõve, räpane, vastik. Lastekasvatus on ka nendes maades ikka endine. Siin õla taga on näha, laps on liigakastis. Tegelikult müüakse siis lahtist riisi ja mingit sükst asju. Vend on nii liivakastiga nagu sitaste näppudega, millega ta ajalid siin kuradi krussak tagada. Nii nunnu värk on. Niimoodi need kõhud korras püsivadki. Elu hotelli aknast. Sõidavad üle varba, kurat. Täna sööma siia, kus me eile magasime, ehk siis sellesse väiksesse kohvikusse suures kaubanduskeskuses, et saaks kiiremini linna peale, aga tädil ei tööta terminal ja mingi nöök käib ja nüüd me oleme vahtinud siin ka juba ma ei tea kaua ja ta pole veel vist süüa tegema hakanudki. Ja varsti lähme siis Võrumaa kuulsa kinonäitaja kasutütre töömaale, ehk siis lähme Hollywoodi otsima. Vaatame su armastused kõik üle. Äkki leiad mõne Belmondo? Ei mingi Hiina. Endal ma ei tea. Noh, mis said sularaha ja Näita tagasi ja. Tahate näha? Ja. Ma võin näidata sellepärast, et kui nähakse, kus taskus on raha, on kohe tasku käsi täis. Ühesõnaga siis tuhhi. Tuhh on tohutu, tuhh on. Ühesõnaga 500-sotine. Vau. Vaat nii, Eestist ei näegi 500-seid seda ei näe. Aga kuna siin on see 500-ne väärt nivin 5 eurot, siis neid lepalehti antakse siit kamaluga üks sitasem kui vabandust, et üks mustem kui teine. Siis on siin 200-sed, järgmine kõver, tähendab, noh, ilus onu on. Niimoodi, vaat siis tuleb... See on ka lai ei ole või? See võib olla küll, härra Laama, vabandust, jah. Jälle 500-sed on nii palju, et see on tüütu juba, vaata, siin on 100-ne, on veits lilla, see on siis tubli euroke. Ja siis need on kõige rohkem läbisõiduga rahad. Vaevu püsib koos 20-ne. Vaat nii, et päris palju välja võtsid? Lamp mingi 5 tonni. Meil oli see 57 tuli siis nagu väljavõtu. Jah, ehk siis 5 tonni on 57 koos teenustasuga. Ja nüüd siis
ma olen kahe vahel, kas amputeerida oma käsi või desinfitseerida. Praegu proovime, äkki deso veel päästab ja jubedad mongid, midagi teha ei ole. Seda liiklust. Kohta, siin ei ole. Täna kasuke rõõmsam olemine teil. Teid vaid seda liiklust. koju jõuad, on ju Tegemagi pole. Onu korjab prügi. siin on päris lõbus. fotograafidega siin. Excuse me. 2 minutes, please. Okei. Huh? Okei. Tundub, et ta oli vaja tankida, et polnudki valmis nii tohutu pikaks 10-minutiseks sõiduks, ega midagi pole teha. Siis tuleb kütt pardale võtta. Tuhhi tuleb, ega siin ei ole teha midagi. Palju see sõit maksis meil? 4,60. Ikkagi 4 eurot ja 60 senti sõit. 45 minutit selle raha eest. 3/4 tundi saab selle eest kihutada linnas. Tuleb võtta tuhhi pardale, vähemalt 2 rutsi eest pole pääsu. Umbes 13 kilomeetrit oli distants. 45 minutit. Can you out, please? No nii, miks te välja tulite? Tankimise ajaks peksti välja. Ilmselt on mingid regulatsioonid, et kui gaasi tangid, siis tuleb autost välja kobida. Ja minu arust on see 100 korda vähem ohtlik kui see kuramuse liiklus siin. Kuidas õhk on? Täpselt nagu Afgaanis, midagi pole öelda. Tolmune, Imelik põletus. suitsune. Ma panin täna enda pea külgappi, siis see oli tunne nagu oleks uuesti Eestis. Väljas on 30 ja 6 kraadi täna. 6 kraadi. Need, kes vinguvad, Väga vägev. et Eestis on meil nii halb elada, tule siia, siis näed, kui hea meil on. Puhas kuld. Põnev. Ühesõnaga siis meie liikluse tõttu meie sõit on kestnud siis natuke kauem kui võib-olla on tavapärane. Ja tuli siis sinna Uberisse. sõidujagamisplatvormi tuli teade, et kas kõik on korras, et teie sõit on kuidagi peatunud pikalt. Ja siis seal sai siis märkida, et jah, kõik on timmis ja samal ajal hakkas siis helisema ka juhil telefon ja tuli siis sinna ka selle sama sõidujagamisplatvormi, mis iganes tegelase nimi ja see siis küsis, et mis värk on ja tema siis ka selgitas, et noh, et kuhu me sõidame ja et liiklus on tihe ja täiesti huvitav, et siin peaks 1 miljon inimest sõitma selle platvormiga igas sekundis, et mismoodi siis nüüd keegi niimoodi siis näpuga jälge peab, et kus kaugel keegi, kui kaua passinud on, et igatahes väga muljet avaldav, pole midagi öelda. Kui Hollywoodi sissepääs oli midagi muud, siis Bollywoodi on. See muu versioon, väga hea. Ma ei ütle midagi. Need, kes siin elavad Indias ja praegu See seal on pood, kus need istuvad, saad juua osta ja snäkki. Nii nagu päris Hollywoodis, ega siin saa teisiti olla, hirmus röövimine käib. Oleme siis siin ootealas ja poes on ikkagi käsitlematud hinnad. 2 pakki krõpsu, Dorito ja Leis, originaalid, kõik ja puha on ju. Neid me usaldame. Kokku teil veel euro, kas hea närvile. Pudel vett, saad aru, 1,5 liitrit, 20 senti. Õudne, kus röövivad. Kui tahad spraiti, saad aru, 0,5 liitrine sprait. Meil on see kõigest mingi €50 poes, siin on 50 senti. Kas hea närvile? Aigu vabalt odav. Vipid lasti enne bussi.
lindid lasti kõige esimesena, öeldi Sir Mickey ja Sir Mickey sai Mickey Mouse. kohad valida konditsioneeritud kohas paremad vaated. mõnus. nii, siin jälle näha, võtted said läbi, täristatakse kiviseinad laiali kõik, viiakse majad minema ja hakatakse uut filmistseeni või seti üles ehitama. Right side new building, International School, Domestic Airport, Railway Station, Bus Stand, PVR, Restaurant. सब इसी बिल्डिंग को बनाया जाता है। ध्यान, एक बार डॉक्टर हाथी के ऊपर पेड़ गिर जाता तारक मेहता में, यहीं पे गिरता है। इसी को हरियाली रेस्टोरेंट बनाते हैं, तेरी मेरी डोरिया में लॉ कॉलेज, एकता कपूर के सारे शोज में डोमेस्टिक एयरपोर्ट. सो व्हेनेवर दे वांट टू शूट अ लोकेशन लाइक दैट, they will place the boat according to the location's requirement. Once the shooting is done, they will remove everything and make it as. दोस्तों, फिल्म हमारी जिंदगी का अटूट हिस्सा है। फिल्म हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। जीवन के हर मोड़ पर, हर पल, हर उतार चढ़ाव के वक्त फिल्मों ने हमारा साथ। andis läbi rääkida, et see on normaalse hinnaga maa müüa, aga lähme kaubale. kuhu lähme nüüd? ühesõnaga siis siin tehakse populaarseid show'sid, Bollywood parke, igasuguseid iganädalasi võtteid ja meie oleme nüüd siis siin 2 tundi ja saame siis näha, kas täna ka praegu siin mingid võtted käivad või ei käi, et sellest nüüd siis sõltub, igatahes saab siin laulda ja salvestada oma muusika, videot ja mingeid asju, ma ei tea, vaatame. Mai aitab sind. Ühelt halvalt asjalt teisele, vaatame, kas Bollywoodi show on ka halb. Aga me oleme siin ise tõelised staarid, sellepärast, et kui nad aru said, et see on meie YouTube'i kanal, säästurotid reisivad, siis nad olid kohe, teil on kindlasti miljoneid vaatajaid, muidugi. Ja ühesõnaga nüüd ikka tead raadiosaates küsitakse ikka üle, kas merekivid on kohal enne, kui midagi alustatakse, nii et me oleme siin ise ka sellised vaatamisväärsused. Aga nüüd läheb siis Bollywoodi show's. 1996, the Lumiere brothers showed their films for the first time in Bombay, our present day Mumbai. Initially, our common people got frightened by it, considering it to be an elusive demonic force. But soon in the hearts and minds of the public, such a magic of entertainment of cinema took place. That first motion film, named Raja Harishchandra, which was based on the biography of King Harishchandra, produced entirely by Dhondiraj Govind Bhalke ji, with Indian crew and cast. I am Dhondiraj Govind Bhalke from India. I want to make a motion picture. Again in 1933, a revolutionary filmmaker, Amreshwar Irani gave voice to the still-dumb screenplay from the film Anand Ara, and from the silent films era, Indian cinema progressed to talking films. The trend of song music gained momentum with sound technology. The goddess of vocals, Lata Mangeshkar ji, also made her debut as an actress, and on seeing this, great singer got the title of Bharat Ratna. The year 1940 to 1960 is called the golden age of Bollywood cinema. From 1960 to 1980, these actors entertained the audience a lot with their films. Then came a star who first got the title of superstar, Rajesh Khanna. The success that Rajesh Khanna got, neither in past nor future, just did not get any artist. Comedians have made their special contribution in the success of films. These villains also garnered a lot of applause, abuses
and whistles in the cinema houses. Along with them, many artists spread their magic on the silver screen. These actresses also enthralled the people with their art and style. In the late 80s and 90s, Amir Khan, Salman Khan and Shah Rukh Khan once again attracted the audience to the cinema houses. During this period, Shah Rukh Khan nii halb, et see on natuke hea. Thank you so much for the. Thank you so much, bacha. When I am just beautiful me. Na 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 na. You have Külalistele inglise keeles with a beautiful life. Kaugel. Come Me on, oleme kaugel. who says you're not perfect? Who says you're not worth it? Who says you're the only ones that harden? Trust me, that's the price of beauty. Who can say it's not pretty? Who says you're not beautiful? Who says? Thank you so much. Famous song from Selena, and I hope you like. kuidas filmi tehakse, kuidas jõudis ka Bollywoodi green screen ja siis võetakse pulkadeks lahti, kuidas tehakse erinevaid klippe looduses. That jump is actually from a free money, not from the truck. दोस्तों ये सीन जो आप देख रहे हो ना, Feel the magic of Bollywood. Võtame selle asja siis natuke kokku. Kindlasti tasub tulla ja tasub tulla umbes sama emotsiooniga siia Bollywoodi parki, nagu neid Bollywoodi filme vaadatakse. Ehk siis ära võta seda asja üldse tõsiselt, mine vooluga kaasa, kõik see on üks igavene kuradi pettus ja prosta põlve otsas keerutatud kudum ja täpselt nii see asi on. Ja üllataval kombel isegi mingit nänni osta ei saa, midagi sulle pähe ei määrita ja pooled asjad, mis siin seina peal kirjas on, mida te kõike siin kogeda ja proovida saate, neid tegelikult ei ole. Ja isegi mingid helistuudiod ja mida kõike te saate seal kohe ise proovida, tegelikkuses vaadatakse nagu viltu, et kuule mine edasi, mine vaata mingit show'd seal ja ära tülita igaks juhuks liiga palju. Aga pull kogemus kahtlemata.
lubatud, siis igal, issand see tuba on suitsu täis praegu vaatasin. Nii nagu lapsele lubatud, siis igal reisil ühe korra võib Mäkki ka. Me ise seekord siit midagi ei võta, aga laps avastas siis, et ei ole menüüd. Ja tõesti, menüüd ei ole, on mingid üksikud tooted siin-seal kirjas. Niisiis, mis me küsime? Midagi põleb. Mis me küsime siis Big Mac-einet, seda peaks ju igalt poolt saama. Mille peale onu ütles, et kahjuks meil ei olegi sellist asja. Big Mac-i ei müüdagi siin McDonaldsis. Ja selle asemel pakuti siis mingisugune mac and cheese chicken. Ma ei tea, mis iganes see on, ühesõnaga võtsime mingi siukse burgeri, aga reaalselt siin midagi põleb, sest see maja on jumala sinine. Kais on õhus ka. Mida proovid? Sa tead, et see on täitsa huvitav asi, siuke. Nüüd on mingi kikerleht või mingis kastmes. Aga see on sidrun. Siin on sidrun ja see on mingi õudne pikkane. No ma ikka veel proovin. Ma veel. Vanaema. Enne ka. Toino toitta. On 24. veebruari hommik. Tere hommikust ja head vabariigi aastapäeva. Pidu on täies hoos ja kuna meid presidendi vastuvõtule taaskord ei kutsutud, siis tuleb tulla siia Mumbaisse. Ja väike soovitus teile, et kui te selle Mumbai tee, selle India möllu ette võtate, siis tasub panna asukohaga täkkesse nagu meil Mäkkas. Ehk siis meil on siin 2 kaubanduskeskust selles mitmekümne miljoni inimesega linnas, kus päriselt on ala puhas, nähakse hästi palju vaeva ja need on siis kõige hinnatumad oma kvaliteedi ja puhtuse poolest. Ja meie valisime ühe nendest siis Phoenix Market City ja kui te vaatate sinna poole, siis see maja on see, kuhu on meil siis võetud Airbnb-st korter. Ainuke miinus on see, et lubatud basseini ei ole, muus osas väga vinge ja meil on õudselt mugav liikuda siit Sipsti üle tänava ja kõik on puhas, kena, korras ja tõesti, kes põevad nii nagu mina, et midagi süüa raudselt ei ole ja sureme kohe homme nälga, siis Phoenix Mallis tehakse süüa kindlad käes, ei ole seda, et kraabin kuskilt ja väänan sulle süüa, vaid kõik on timmis, euroopalik, puhas ja eile sain ikka natuke niiti lasta, aga selle eest päriselt ei ole kõik ikkagi kaitstud. Aga täna juba peab, nii et järelikult oli väike intsident. Nii et lähme siis hommikusöögile, sest on juba mõned bufetid seal avatud hommikusöögiks ja seejärel päeva avastama. Pullimaid väärtusi on siis pesumaja, kui seda võib nii nimetada, Hobby Cut. Ja see on siis 140 aastat siin toiminud. Tänaseks on küll läinud juba asi moodsaks. Seal on näha juba mõned päriselt ka trummel pesumasinad ja kuivatid, aga üldiselt nii nagu siin all latrites see asi käib, on siis selline pesemise või selline kivi. Lastakse sinna vanni nii-öelda vesi, pesu käntsutatakse seal märjaks ja siis pekstakse vastu seda kivi mats. Ja niimoodi nühkides vastu seda pesemise kivi saab siis pesu puhtaks
ja 140 aastat on see pull siin käinud ja käib edasi ja Toby Cut siis peaks siis tõlkes tähendamagi, et koht, kus mees peseb pesu. Ja see tekstiil iseenesest on üsna selline kvaliteetne, aga selliselt pestes siis ega peale 10. pesukorda peaks juba hakkama vaikselt see tekstiil ka läbi paistma, et ta ikkagi kulutab seda. Ja miks see huvitav on see, et ei ole kasutatud pesulõkse, mis meil on tihtipeale probleem, et kas pesulõksu vedrust või mis iganes määrib pesu ära, vaid on selline punutud või rulli või pingesse keeratud nöör ja sealt tõmbad siis 2 nööri lahti, paned pesu vahele, lased kinni, füüsika teeb oma töö ja pesu seisab. Väga lahe süsteem. Rongid sõidavad, kõik uksed on laiali, kellegi asi pole, kas keegi kukub välja või ei kuku. Vähemalt liigub. Koogurong ka valgetel inimestel vist. Rõll käib, ei lasta siin niisama elada. Kui oled millegi asja kohta küsid ühe inimese käest, et kui palju maksab, siis võid kindel olla, et järgmine 10 minutit sulutakse nii, et vähe pole. Ja lõpuks juba küsitakse, et kui palju peale peab maksma, et sa ikka ostaksid. Nii on. Ronib kuradi püksi juba. Teeme 2 ühe hinnaga, aga hind on siuke, selle kuradi käraka eest, mis ta seal näpus lehrib, on 10 eurot. No selle eest ta võib pensionile minna nädalaks ajaks siin rahulikult. Nii, aga nüüd ootame takso. Ma arvan, see tagumine selle halli taga on meie oma. Vaatame, kas on. Tädid saatsid sind autoni, oleks saanud siin koju omal ka mõnel koristama saanud. Aga ei arva nendest eriti midagi, tead. Päris hullu surumine ikka, jah. Hullemad kui mustlased. Küsisid, kas me oleme venelased, Ma ütlesin, ma olen venelane siis, kui sa oled Ugandast. Siis nad ei saanud mitte midagi enam aru. See läks ilmselt nende teadmistest kauge kaarega välja. Protestivad punane. Aga noh, päris kättpidi kallale ei tulnud, ega siin on neid ka, kes ronivad sul taskusse igal pool, ega põnev on igatahes. Jooksen randa, koduküla rand, siit küll koduküla ei leia. Aga 24. veebruar, 37 kraadi ja kaunis klaasikillukestega palistatud liivarand keset India puiksoon. Kas see näeb välja nagu sa lähed nagu New Yorki paatiga? Vaata. On seda küll natuke halli, no filmiga. India ookean, Araabia meri. Kallas on rõvedusi täis. Kas ma nagu isegi tahan? Mais on õhus. No siuke prügi. Kui vähe on õnneks vaja. Sihtuge ka nüüd. Siis ma võin käia. Said või? Pask oli vaja. Turistid Mumbai kõige suurema vaatamisväärsuse juures. Mis see on? Ülekäigurada. Reguleeritud ülekäigurada. Saate aru või? Fooriga ja puha. Ega see tänavaelu ei saakski enam hullemaks minna, nii et lähme loomaaeda ja vaatame, kui palju sarnasusi leiame. Proovige olla viisakad, ärge prügi tehke. Samal ajal nemad austeed. Kui vett ei tohi olla, joome veepudeli tühjaks, kõhu sisse ja lähme. Mitte, et sul seljakotis on veel 3 pudelit, see ei huvita mitte. Palju pilet maksis? Pilet oli nii, et umbes kirvega lüües 4 eurot täiskasvanu ja 2 eurot laps. Nii et endiselt ei maksa siin asjad mitte midagi. Ja 1,5 liitrise veepudeli võib ka osta igalt poolt umbes 20 eurosendiga. Nii et hinnad on tõesti
soodsad, madalad. Hingesugulane, sa oled. Iga päev saame targemaks, kohaliku mälumängu jälle küsimus võtta. Tuleb välja, et India on ainuke riik maailmas, kus on siis looduslikult elamas nii tiigrid kui lõvid. Väga põnev. Küll väga hea äriidee, teeme oma loomaaia. Selles mõttes, et lõvi, oodake, ma varsti tulen. Siin on, ma ei tea, mis marakas see on. Punt. On siuke raibe või? Okei. Oota, ma kohe tulen. Ja niimoodi paned aga muutku kõikide puuride juurde sildi. Oota, ma kohe tulen. Inimest ma... Tiigrit ei ole kadus. Tiiger. On see tegelikult taga. Aga nii palju neid nägusid tahab seda tiigrit näha. Paistma hakkab, siis sa kuuled seda kilomeetri peale, kui need kõik kiljuma lõugama hakkavad. Kui ei ole see tiigrit on olnud. Linnud sööb, rostid ka. Tuleb kõik jäägid ära masida, pole siin midagi. Kokkuvõtteks võib öelda, et oma 4 eurot on see pilet väärt igatahes. Paljud eksootilised loomad muidugi jäid nägemata, sest et puuridel on silt, et ma varsti tulen. Aga praegu mind siin näha ei ole. Ja mina ei tea, rahvast on nagu murdu, peamiselt vaadatakse meid. Meie saame loomi vaadata vähem, kui need kohalikud vaatavad meid, sest et valget inimest ilmselgelt väga tihti ei kohta. Ja nii mõnigi väike laps tuleb joostes niimoodi, paneb valget inimest ja siis vanemad tõmbavad neid tagasi niimoodi, et kuule ära mine, see on ebaviisakas. Ehk siis kogemus äge igatahes ja vaatame edasi, kuhu meid tee täna veel viib, sest tänane päev on pikk ja lai. Kõik ikka huvitab, et kust me oleme pärit ja siis Mikk peab ikka kaardi pealt näitama, sest ega keegi pole kuskil kuulnud siuksest See on meie videode taga pilt, nii et te näete, mis meil iga kord juhtub. Aga me kallime ette. Nagu nali. See on suur, joo. Suur pitsa on ikka suur, saame kahekesi. Joo, suur on suur, joo. See on suur, joo. Väike siis on, kuradi nagu siidiplaat. Mis sul veel on? See on sinu parandus, enne kui ma peale ei saa küsida. Mõtled mingi nachos. Nali. Nii. Näe, vaata, ma võtsin kananagitsad ka. Mis asi see on? Kuradi Dominus pitsa. Happy Black, mitte Dominus pitsa. Meie toidust on ka juba 15 see peaks olema ma juustuga kuradi. Meil pidi ka 15 minutit minema, aga on kulunud juba peaaegu 30, nii et... Super. Täna läks söögiga pahasti. Nii, naiste road tulevad ka nüüd. See oli nüüd see lugu, mille pärast me arvasime, et siin majas on tulekahju eile. Ehk siis mingi tohutu tuline pann on ja sinna peale siis kapsalehe sisse pandud roog. Ja see siis suitseb nii, et terve see tare on vingu täis, kui paar rooga korraga võetakse. Kuidas vormid ei lähe? Ja see... kohe tuleb teine veel, jah. Nii, ämmapott otsab ikka normaalselt. Mulle tunne, nagu ma olen vaene inimene, vaata. Need kuulasid sõna, panid kõik silmatilgad ja kõik siia nii, nagu ma tellisin. No ja vine on siis nüüd niimoodi, et on kohe. Kõik suitsuandurid olid välja lülitatud. Ilmselt selle sama söögikoha pärast. No kuidas lõhn tundub praegu? Lõhn on hea või? Igavene kirbe kapsa põlemise hais. Kapsalehe sees on... Kuidas sulle tundub see hais? Väga lahe. Ei hea kapsa põlemise lõhn. No kus see kapsa põlemise lõhn nüüd hea saab olla? Ei, lahe roog, midagi pole öelda. Kuidas sa pead õigesti pitsat teema?
midagi läks juba undama siin, nii et super, head isu. mul oli seesama asi. kõigil suud põlevad, toit on nii spicy. kas Pepost oleks tulnud ka välja? Näed. suud ei saa lahti teha ju nagu. sa ei saa suud lahti teha ega hingata. võta Pepsi vees. ära sooja jooki joo. ma tean, minul oli sama asi. järgmisena lähme jäätist sööma, see äkki võtab selle ära või? Jube. Häädiksid oma. kui julm. Tervitame lohekindraleid, meie seda kunsti ei mõista. ma tean, emme, sinu järgmine kord on sinul. ja Oot, miks teil osa sööki ära viiakse? mina sõin ära kõik, mul jäi ainult see kapsas ja see. sa ütlesid, et sa sõid kõik ära. nii, ja kuidas oli siis? põleb kõik. Põles kõik või? tuli lauda põles, alla läks põles. kuidas on? kas oled midagi nii vürtsikat kunagi enne söönud? mitte kunagi. ja nüüd oli India. laps, kas sina oled kunagi midagi nii vürtsikat söönud, kui see kana oli? ei ole? saime siis neljakesi siit elu vürtsielamuse, me ei ole. kui inimesel mingi haigus on, siis aeg-ajalt on vaja väikest tabletikest. ja kui haigus natuke see lennundus on, midagi näha pole jäänud, siis võimalus hüpata lennusimulaatorisse. ja vist tuleb tunnistada, et nii soodsa hinnaga korralikku, kui seda võib selleks nimetada, lennusimulaatorit pole vist varem kohanudki. ehk siis 21 euro eest saab siis pool tundi sellist üsna autentset lennukogemust, vähemalt nii ma loodan. saame näha, mis see asi siis päriselt endast ette kujutab. no nii, tehtud sai. Tõusime siis Tallinnast lendu ja tegime siis sellise hulluse, mida selle lennukiga tehakse ainult hädaolukorras. ehk siis maandusime Ämarisse ja Ämarisse me maha tulime ja tegi ta mulle siis täiesti manuaalse maandumise, millega ma siis ise pidin hakkama saama juhendamisel küll. aga nagu te näete, lennurea lõpuni jäi veel täitsa mitu meetrit ja jumala keskel, nii et kõik on okei. väga hästi. lapsed nahka keeratakse. Jäätisekohvik. 1, 2, 4, 6, 8, 10 erinevat pehmet jäätist tuleb seina seest. anna minna mitukümmend erinevat asja, mida saab peale põdistada ja nüüd me siis tähistame seda, et me oleme siin päevi ja päevi võtnud kaalus alla, sellepärast et me ei ole julenud midagi süüa. kui me oleme julenud midagi süüa, siis me oleme puristanud usinasti selle välja jälle, onju. ja olnud eil selle söömise koha pealt jälle. ja nüüd on siis viimane õhtu, homme hommikul lendame kodu poole ja et tuleks parem uni, siis sööme vatsad magusad täis. kell on 9 õhtul, sest et normaalne inimene peale 6 ei söö, aga 6-ni on meil veel aega, nii et väike jätsipuhvet My Froyoland. nii, see suur tops oli 6 eurot või? Mida? 6 eurot oli suur tops. nojah, ütleme siin erineva mõõduga natuke, aga ütleme alla 6 isegi, 5-50 niimoodi umbes. nii et head jäätist. kesköö hotelli toa aknast.
läbi akende on toas kuskil 50–60 detsibelli. Kõik aknad on kinni ja kardinad on ees. Kui siis keegi öösega harjub või koerad kaklema lähevad, no siis on ikka rohkemgi veel. Kohale jõudma. Praatsin jälle kinni ka hoidis, et pappkarbis. Kus sa sõidad? Noh, viimane õhtu. Andsin olule €1 ja näitasin näpuga, vaadake, seal on see maja, sinna peame minema. Ja elusalt kohale jõudma. Et te teaksite, ma olen väga õnnelik sellega, ma ei tea, see on lihtsalt nii mõnus ja kohalik. Olul normaalselt vaenda alust haisevad. See on nagu hopusega seitmine veel parem isegi. Meil tuulutab siin taga. Sellega oleks võinud iga päev sõita. Mul on tunne, nagu see oleks simulaator. Ei ole või. Ülinormaalne kogemus. Siin linnas on neid 250 000. See läheb ümber, ma ütlen teile. Ütle see maja siin. See maja. Siin. Here is. Ma tegin nüüd jala minema. Okay, here is perfect. Thank you. Valvur valvab, et kõik oleks jonksus, timmis, turvaline on. Mis juhtus? Räägi, mis juhtus? Midagi jäi maha. See oli õudne loom. Mis loom? Ega siin on neid veel, neid rotte. Nägid rotti või? Igavene elukas oli, jah? Õudne. See oli õudne. Kas tahad nädalaks veel jääda? Ei, me lähme koju. Tuleks siia jalutama? Taksod tuduvad. 1000 pillid siin rivis. No millised põnevused meil selgusid? Siis sa söödki seda kurdi masalat sealt lennukit. Mis juhtus? No, et me peame Indigoga koju sõitma. Ehk siis meil on Turkish Airlinesi koostöölend Indigo Airlinesiga, mis tähendab Ragn-Sellsi lendavat konteinerit või? Mulle tundub jah, ilmselgelt. No loodame, et nad ikkagi annavad endast parima ja püüavad Turkishi tasemel olla. Kas närvid on läbi juba natuke või? Nagu ammu juba, sest siin see korralagedus on siuke, et ma ei tea. Pardak. Ühest uksest tuled sissi, kontrollitakse, ära teisest jälle kontrollivad. Nagu kutuses oleks. Nagu vahet ei ole, mis pask. Nad tahavad suhelda. No ma ei tea. Siis igaüks tuleb oma kottidega sisse, aga minu kott peab siit masinast läbi käima. Mina tahtsin Turkishi, läksin toiti. Ostsite oma lemmik Bath and Body Worksist kõik kõige kallimad küünlad kaasa viimaste sentide eest ja need kõik võeti ära, jah? Ma annasin enda naisele, siis mul pole naist. No pole imet, et on nais pole seda niimoodi küünla. Ma viimase küünla panin nii, et ütlesin kingitus sulle ja kurdi naisele. Kas närvid on täiega läbi või? Süga kui kotte siin ausõna. Issand jumal. Süga kui ebakotte. Ühesõnaga, emotsioonid ja ühed tärnid tulevad sellele India lennujaamale nii, et mühiseb, sellepärast, et see tõesti oli puhas kiusamine, mida seal tehti. Asjad, millega me oleme lennanud 10 kordi, kõik võeti ära. Ma ei tea, isegi väiksed mingid tulemasinad, kõik, mida leiti kotist vähegi kahtlast, see lihtsalt visati prügikasti. Tohutu kius. No, kuidas teile tundub meie pisike suksu? Päris väike. Mul ei ole ühtegi tunnet enam. Lennuk on suur nagu staadion. Väga suur. 60 rida, nii et ma ei tea. Rida number 60. Kui meie tavalistes postitõldades on rida 33 on viimane vist, siis seekord on rida 60. Nii et väga hull pill. Loodame, et on viisakas ja normaalne ja saab süüa ja juua normaalselt. Tagasisidet selle lennufirma kohta on küll igatahes kohutava. Tundub päris junninen. Hello.
igavene vana juust. 3+4+3 ehk siis siiani on see olnud ka kõige suurem, millega me oleme sõitnud. Kunagi Ameerikasse minnes oli ka 3+4+3, aga ikka meeletult suur lennuk, meeletult suur. Tere tulemast Kiviaega. Tädid puhuvad ikka pilet, ei ole mingit videot. Saame näha, kas siit pannakse üks Home Alone kõigile käima või saab midagi näppida ka. Ma mängin rahulikult lappidega tehtud siin. Et teil endal oleks mugavam, saate te endale teki ja padja raha eest. Tasuda saab ainult kaardiga. Welcome to Indigo Air. Aga siin ei ole ühtegi filmi ja seda ta ei... Welcome on board. Ma räägin, siin lükatakse kõigile ühine kuradi Home Alone käima, kui hästi läheb ja nii on. Ma arvan, et seda ka ei saa. Täitsa rämps lennufirma, ma ei tea. Sorry. 18 aastat. Op, Indigo. Ma 18 aastat, nagu 5 aastat. Nii, Turkish Airlinesi vapustavaid roogasid olete lõputult palju näinud. Nüüd on aeg vaadata, kuidas asi käib. Hydrate on tähtis. Kui te oleks näinud seda topsi virna, mis seal käru peal oli, mustad, kõik mustad. See, mis siin toodi, on igatahes tuline. Selle koha pealt peab kiitma, et tõesti on soojaks lastud. See on nüüd hommikusöök ja mitte keegi ei küsi, kas sa tahad või ei taha või mis siin sees on. Isver, Tosver küll. Ma ei tea, nojah, head isu. No? Ma ei saa aru, mida ma söönud. Mis see on? Ma ei tea. Mingi kuder või? Nagu kartul ja midagi veel. 1-10, kuidas maitseb? 3. Minul vähemalt on see hea meel, et kakuke oli koti sees. Ma söön kakukest. Tõesti ei ole aru saada, mis masala see on. Aga vähemalt maitse on 3. Aga mis selle pudru all on? Ma ei tea, sinna ma veel jõuan. Kas see on midagi, mida kingsepad kiidavad või? Mingi pliini on jah. Apua. Kui 50 euro eest küünlaid võeti ära ja visati minema, siis tubli naisuke avastas mingi QR-koodi meie Turkish äpist, kus oli kirjas, et kuna teie lennud on, ma ei tea, olnud häiritud, siis saate tasuta süüa. Ja nii ongi, käisime, näitasime oma QR-koodid ette ja saime kenad eined, mille kogu väärtus siis siin majas on 82 eurot. Head isu!